näitan teile, kuidas mina tundideks ettevalmistusi teen. Kuna mul esmaspäevad on vabad, mul esmaspäeviti tunde ei ole, siis mulle meeldib nii teha, et ma tulen esmaspäeval ikkagi kooli. Ma tulen majja umbes lõuna paiku ja ma valmistan ette terve nädala tunnid, nii palju kui võimalik ette teha on. Igal juhul sobib see variant mulle rohkem kui reedeti pärast tunde hakata teisipäevaseid tunde ette valmistama. Et ma olen reedeti tavaliselt nii väsinud, et mitte mingil juhul ei suudaks ma mingeid vägevaid, vahvaid, huvitavaid tunde ette valmistada. Reedel, enne kui ma koju ära lähen, teen ma kindlaks, et ma olen kõik tööd ära parandanud, et mul ei jääks uude nädalasse ühtegi parandamata tööd, tunnikontrolli sõnade tööd ja vaatan kindlasti üle, et mul need sahtlid siin oleksid enam-vähem tühjad, et kõik lehed, mida me rohkem ei kasuta, panen ma reedel mappidesse tagasi, et siia jäävad ainult need lehed, mida meil uuel nädalal veel vaja on. Nii, kõigepealt ma võtan ette tunniplaani ja valin välja ühe klassi, kelle tunnid ma kõigepealt ette valmistan ja ma valmistan kõik terve nädala tunnid järjest ära. Ütleme, et ma valin siit 3. klassi. Seejärel lähen ma oma tunnikonspektide märkmikusse, et sellel aastal kasutangi ainult oma tahvelarvutit. Mul pabermärkmiku ei ole. Ning seejärel vaatan ma, kuhu me viimati jäime 3. klassiga, et mida viimases tunnis tegime. Ning seejärel võtan ma välja õpiku ja töövihiku ning vaatan järgi, mis me viimati täpselt oli. Tunde planeerides viskama pilgu peale ka eelmise aasta tunni konspektile. Kõigepealt kirjutan ma samm-sammult tegevused, mida me tunnis tegema hakkame. Seejärel lisan interaktiivse linnukese, millele klikkides avaneb eraldi aken ja seal on kirjas kõik lisavahendid, mida mul tunnis vaja läheb. Vaheajal tagasi tulles lasen õpilastel kõigepealt kirjutada lipikule ühe asja, mida nad vaheajal tegid. Seejärel korjan lipikud kokku ja loen suvalises järjekorras laused ette ja õpilased arvavad, kes mida tegi. Kuna enne vaheaega jõudsime just unit 2-ga ühele poole, siis kordame järgmises tunnis õpitu üle. Kontrolltööd me seekord ei tee, sest vahepeale tuleb Halloween ja reedel kontrolltööd teha ei tohi. Seega teeme kontrolltöö lihtsalt läbi. Kordame tahvelarvutides ja selleks lähevad õpilased veebilehele aginglisekeeleopilane.weebly.com, kus on olemas üsna palju interaktiivseid kordamisharjutusi. Lisaks Learning Appsis koostatud harjutustele on seal lehel ka nii-öelda proovikontrolltöö, mis on Google Docsis koostatud. Sealt leiab ka lingi Padleti lehele, kus saab harjutada oma pere kohta lausete kirjutamist. Seejärel võtsin ma välja unit 2 kontrolltöö lehe, et sellest koopiaid teha. Siis vaatan üle, kas mul on kordamiseks vajalikud vahendid olemas. Lisaks sõnakaardile this, these, are ja is on mul ka pildikaardide ainsuse mitmuse õppimiseks. Kaartide taga on magnetid, et neid oleks lihtne tahvlile kinnitada. Kui kontrolltöö lehest on koopiad tehtud, vaatan üle ka Halloweeni laulusõnad ja trikotriitimiseks vajalikud küsimused. Nimelt lähevad 3. klassi õpilased sel aastal koolimaja peale komm või pommitama. Nad on kostumeeritud ja esinevad Halloweeni lauluga ning küsivad koolikaaslastelt Halloweeni kohta küsimusi. Seega järgmises tunnis kordame ja ülejärgmises tunnis lähme koolimaja peale trikotriitima ning reedel teevad õpilased esitluse oma perest ja selleks tegime ettevalmistusi juba enne vaheaega. Vahepeal tuli mul meelde, et ühel õpilasel oli vaheajal sünnipäev, et lisan endale meeldetuletuse märkmikusse. Ja lisasin vahepeal ka ühe portsu märkmepabereid veel 3. klassi materjalide hulka, sest kooli algusest kuni kooli lõpuni teeme me iga kuu viimasel nädalal Ühendkuningriigi teemalise viktoriini ja küsimusi on korraga 3 ning küsimused on vaatamisväärsuste, inglise keele ja muu sellise kohta. Kui kõik tunnid on koostatud ja materjalid välja prinditud, siis võtan ma ette oma sülearvuti ja teen iga tunni jaoks olemasolevale PowerPointi põhjale esitluse. Mul algab iga tund sellega, et ma näitan ja räägin õpilastele, mida me tunnis tegema hakkame ning lõppu lisan ka koduse töö. 1. ja 2. klassi jaoks ma neid esitlusi ei koosta, ülejäänutele ka küll.
Seejärel valmistan ma ette teise klassi tunnid. Esimese, teise ja kolmanda klassi tundide kirjeldused on mul osaliselt digitaalselt Google Drive'is olemas. Seega teen ma sealt copy-paste'i ja lisan vajadusel üht-teist juurde. Enne vaheajale minekut tegelesime peaosade nimetustega. Seega panen valmis nii suured kui väikesed pildikaardid, et saaksime erinevaid sõnavarramänge mängida. Järgmiseks tunniks võtavad õpilased kaasa papptaldriku, natuke lõnga ja jäätisepulga. Iga õpilane teeb endale kuletise maski. Ülejärgmises tunnis teevad õpilased esitluse, kus nad räägivad iseendast. Neil on see mask ees ja ütlevad näiteks, mul on 5 silma, mul on sinised juuksed, mul on suured hambad ja nii edasi. Seejärel vaatavad üle õpiku töövihiku ning mängude kogumiku, et pildikaartidega mängimiseks mängud välja valida. Seejärel panen valmis postkaardid, mis vaheajal kohale jõudsid. Nimelt võtavad esimese ja teise klassi õpilased osa rahvusvahelisest postkaartide projektist. Me saatsime postkaarte umbes 20 riiki üle maailma, näiteks Brasiiliasse, Leetu, Venemaale, Puerto Ricosse, Tuneesiasse, Malaisiasse ja nende riikide õpilased saadavad postkaarte ka meile. Järgmisena valmistan ette esimese klassi tunni. Esimesel klassil on inglise keel vaid korra nädalas, seega tuleb valmistada ainult 1 tund. Selle nädalal alustame uue teemaga, milleks on family. Nad on tegelikult eelnevalt neid sõnu juba lasteaias õppinud, aga tuletame nüüd läbi erinevate tegevuste need sõnad uuesti meelde. Õpikus on iga teema tegelased mõnest multifilmist võetud, seega näitan iga uue teema alguses õpilastele vastava multifilmi treilerit. Saame natuke arutada ja rääkida, kes on tegelastega juba tuttavad, kes mitte. Ka esimeses klassis on pildikaardid kogu aeg kasutuses. Nendega saame palju erinevaid mänge mängida. Seekord mängime pesulõksumängu. Kinnitan iga õpilase seljale pildikaardi ja annan neile tühja paberilipiku. Nende ülesanneks on võimalikult kiiresti kirja panna teiste õpilaste nimed ja pereliikmete nimetused, mis nende seljale kinnitatud on. Samal ajal aga varjates enda seljal olevat pilti. Seejärel teen paljunduse töövihikust. Selles tunnis nagu ikka mängime, laulame, kuulame ja vastame küsimustele. Seejärel võtame ette 4. klassi. 4. klassi tunni alguses teen sama vaheaja tegevust nagu 3. klassiski. Kuna enne vaheajale minekut õppisime, kuidas öelda mulle meeldib, mulle ei meeldi, talle ei meeldi ja erinevaid toiduainete nimetusi, siis annan igale õpilasele valge tahvli. Õpilane joonistab tahvlile ühe asja, mis talle maitseb ja ühe, mis talle ei maitse. Seejärel tegutsevad õpilased paarides. Õpilased arvavad, mis pinginaabrile maitseb, mis mitte, öeldes lause you like või siis you don't like, näiteks you don't like bananas, mille peale pinginaaber vastab kas right või wrong. Seejärel tulevad paar õpilast valge tahvliga klassi ette ja teised saavad ka arvata, näiteks öeldes she likes või she doesn't like. Seejärel kuulavad õpilased vestlust, harjutavad seda rühmades ning esitavad klassikaaslastele. Õpilased teevad veel paar harjutust samades rühmades. Seejärel trükin sisse harjutuse 11 küsimused, et saaksime teha jalutuskäik galeriis tegevust. Prindin ja lõikan küsimused välja ning panen valmis ka paberilehed ning numbrikaardid. Selle aasta alguses ostsime Jyskist mõned suured valged tahvlid. Neid oli 3 eri suuruses. Mina ostsin paar kõige väiksemat ja 1 keskmise suurusega valge tahvli. Nii et sellest aastast kirjutan ma enne tunni algust kõik uued sõnad tahvli peale ja panen tahvli klassi ette. Nii et uued sõnad või siis sõnad, mis jäävad kodus õppida, on õpilastel silme ees. Ja tunni lõpus, olenevalt sellest, kui palju meil aega on, vaatame sõnad üle, hääldame läbi või siis õpime kirjutama. Seejärel valmistan ma harjutus 12 jooksulipikut, mida õpilased saavad paarides kasutada. Õpilased asetavad lipikud 2 virna. Ühes virnas on ruumide nimetused, teises esemete nimetused. Õpilased võtavad kordamööda mõlemast virnast 1 kaardi ja küsivad paarilise käest küsimuse.
vastavalt lipikutel olevatele sõnadele, näiteks kas sinu vannitoas on televiisor või siis kas sinu elutoas on raamatud. Kindlasti tekib sealt naljakaid paare. Teise tunni alguseks on mul planeeritud word wall tegevus. Üks õpilane veeretab täringut ja vastavalt täringu silmadele valib antud peatüki sõnade hulgast pimesi 10 sõna. Õpilane nimetab lipikul oleva sõna ja ütleb selle sõna vaste kas siis eesti või inglise keeles. Seejärel otsin ma välja juunid 4 sõnatööd. Nagu ma ka eelnevalt olen öelnud, prindin ma aasta alguses terve aasta 3. ja 4. klassi sõnatööd välja ja panen kassidesse valmis. Siis otsin ma välja juunid 4 kontrolltöölehe. Ka 4. klassiga ei saa me seekord kontrolltööd teha, sest see langeks reedese päeva peale. Seega me teeme lihtsalt kontrolltöö läbi. Enne seda aga kordame tahvelarvutites. Õpilased lähevad veebilehele, kus on jällegi palju erinevaid kordamisharjutusi. Seal on ka link Quizleti lehele, nii et nad saavad ka sõnade kirjutamist harjutada. Reedel alustame juunit 5-ga. Õpilased töötavad rühmades ja teevad posteri klassiruumi reeglite kohta. Kui meil õnnestub, siis teeme sel korral nii, et õpilased teevad üksteisest pilti mingit tegevust tegemas. Näiteks ta korjab prügi põrandalt üles, teeb klassikaaslasele ukse lahti, tõstab käe või midagi taolist. Ja siis ma printin need pildid välja ja nad saavad need oma postri peale liimida. Eelmistel aastatel on nad pildid lihtsalt ise joonistanud. Ja nagu ikka, kui kõik tunnid on läbi mõeldud, materjalid prinditud, koostama PowerPoint esitlused. Kõige viimase asjana kirjutan ma e-kooli juba kõik nädala õppimised ka ette ära. Nii on õpilastel hea oma aega planeerida. Lõpuks võtame ette 6. ja 7. klassi tunnid. Kuna nende õpilaste keeletase on juba kõrgem, siis saab nendega rohkem suhtlemisharjutusi teha ning arutada erinevate teemade üle. Üsna hiljuti kasutasin ma sellist YouTube'i kanalit nagu 7 Second Videos, kus leiab huvitavaid videoid. Näiteks on seal mõni video nagu Mõrva müsteerium. Kellelegi tuleb 4 sõpra külla ja natukese aja pärast leitakse see inimene surnuna. Iga sõbra kohta on paar lauset öeldud ja siis õpilased peavad aru saama, kes on mõrvar või mõni loogika ülesanne. Samas, nagu selgus, olid osad õpilased neid videoid juba eelnevalt näinud, nii et tasub enne üle küsida ja paluda nendel õpilastel vaikselt olla, kes vastust juba teavad. Teine huvitav leht, mis õpilastele ka väga meeldib, on Either or mäng. See on nagu selline tegevus, kus õpilastele antakse valida, kas sa pigem võidaksid loteriis või elaksid 2 korda kauem. Või näiteks, kas jätaksid vahele suve või talve. Mina lasin õpilastel niimoodi vastata, et nad näitasid mulle punast või sinist pliiatsit. Pärast seda, kui kõik olid pliiatsid näidanud, vaatasime, kuidas enamik inimestest oli sellele küsimusele vastanud. Ekraanile tulevad protsendid. Siis saab iga õpilane vaadata, kas tema arvamus läks kokku enamuse arvamusega. Mõne teema juures saab ka pikemalt arutada. Üks tegevus, mis õpilastele veel väga meeldib, on tõde või tegu. Leidsin internetist materjali, kus on ports küsimusi ja tegevusi ja seda saab mängida kas paarides, väikestes rühmades või siis kogu klassiga koos. Ideede ammutamiseks lappan vahel läbi ka mõned raamatud, näiteks minu enda raamatud või mõned keelealased raamatud. Kui sealt ka midagi ei leia, siis lappan läbi keelemängude kogumiku ja oma tahvelarvutis on mul eraldi ideede pank, kuhu panen kirja erinevad ideed, mis mul endal tekivad või mida kuskil videos või mõnel internetilehel näinud olen. Seega vaatan need ka üle. Otsustasin teha midagi väikeste tabalukkudega, võtmehoidjate, ümbrikega, UV-pliiatsi ja UV-taskulampidega. 7. klassiga lõpetasime just viikingite teema, nii et tööviikus oli neil ruunitähestik. Nii et otsustasin teha midagi põgenemistoa sarnast, samas aga üsna lihtsa, et selle peale ei kuluks väga palju aega. Kõigepealt kirjutasime UV-pliiatsiga paberilipiku peale esimese vihje, näiteks avasinine ümbrik. Ja sõna sinine tähed ajasin segamini, nii et neil tuleb tähed õigesse järjekorda panna. UV-pliiatsiga on see hea, et kirja muidu näha ei ole, et selle peale tuleb näidata UV-valgust. Iga vihjega saavad õpilased kaasa ka paar tähte, nii et kui kõik mõistatused on lahendatud, on teatud arv tähti, millest tuleb sõna moodustada. Ja samaaegselt töötab 3 rühma. Igal rühmal on oma sõna ja kõige lõpuks tuleb kõikidel rühmadel koos töötada, et sõnadest lause kokku panna. Kusjuures lauseks on no homework for tomorrow.
Juhul, kui nad etteantud aja sees selle ära lahendavad, siis neil kodus tööd ei jää. Kui aga mitte, siis jääb kodune töö ka. Nii et võtsin ühe pisikese tabaluku, 3 pisikest võtit ning kinnitasin nende külge 3 eri värvi võtmehoidjad. Seejärel printisin välja viikingi pildi, et nad teaksid, et järgmine mõistatus on viikingitega seotud. Siis kirjutasin paberi peale vihje selle kohta, millise ümbriku nad järgmisena avama peavad. Seejärel tegin järgmisesse ümbrikusse augu, millest tabalukk läbi panna. Auke sai tehtud mitu osast, esimene läks viltu ja teise asukohaga ei olnud ma ikkagi rahul. Tegelikult saab ümbriku ilma luku avamiseta ka lahti, aga Seejärel kirjutasin võtmehoidjate peale valge tahvlimarkeriga 3 erinevat aastaarvu. Õpilased peaksid aru saama, milline nendest on õige ja selle õige võtmega järgmise ümbriku lahti tegema. Lisasin ka paar tähte ja oligi järgmine ümbrik valmis. Seejärel kirjutasin ma UV pliiatsiga järgmise vihje, selleks aga kasutasin ruunimärke. Järgmine vihje ütleb seda, et õpilastel tuleb võtta tahvelarvuti ja lahendada seal olev mõistatus. Ümbrikus on ka QR-kood, millega nad saavad mõistatuse avada. Järgmisena lähen sellisele lehele nagu bookwidgets.com, kus saab koostada väga palju erinevaid interaktiivseid mänge, teste ja nii edasi. Mulle meeldib see, et osade mängude avamiseks tuleb õpilastel sisestada kood või võtmesõna. Näiteks, kui eelnevalt lahendati mingi mõistatus, mille vastuseks said õpilased mingi sõna, siis tuleb see neil sinna sisestada, et mäng avada. Samamoodi ilmub osade mängude lõpetamisel või mõistatuse lahendamisel vihjesõna, mida saab siis kasutada järgmise tegevuse alustamiseks. Mina koostasin neile memorimängu Unit 4 sõnavara peale. Õpilastel tuleb õiged paarid leida. Kui paarid on leitud, ilmub ekraanile vihjesõna, milleks on sõna green, mis omakorda tähendab, et õpilased võtavad tahvlil olevast rohelisest mapptaskust ülejäänud tähed. Ja kui mäng on valmis, saab seda mitut eri viisi jagada. Eks mina printisin välja QR-koodi, mille lisasin ümbrikusse. Selleks, et õpilased teaksid, kui palju aega neil on veel jäänud, kasutan classroomscreen.com lehte, kui ma panen neile kella tiksuma. Vaatan üle, kuhu me 7. klassiga täpsemalt enne vaheaega jäime. Kuna tundub, et kuulamisharjutustega jäävad õpilased tihtipeale hätta, siis teeme pärast soojendusharjutust ühe kuulamisharjutuse. Kuna järgmine osa õpikus on make ja do kasutamise kohta, siis otsustasin need sõnad ning väljendid, mis nende sõnadega kokku käivad, suurelt välja printida. Lamineerisin lipikud ära ja kinnitasin tagaküljele magnetid. Tunnistame siis nii, et ma panen lipikud tahvli peale ja õpilased käivad ükshaaval ning grupeerivad sõnad ja väljendid vastavalt sellele, kas nad käivad kokku make või do'ga. Seejärel koostan Learning Apps keskkonnas õpilastele grupeerimise ülesande. Õpilased kasutavad ülesande lahendamiseks tahvelarvuteid. Seejärel trükin ma hariduses 5 olevat väited arvutisse. Nüüd kasutan jällegi PowerPointis olevat põhja. Tunnis ma näitan õpilastele väidet ning õpilased näitavad näppude peal, kui palju nad selle väitega nõustuvad. Kui nad nõustuvad täielikult, siis näitavad 5 sõrme, kui mitte, siis ainult 1 sõrme. Pärast seda, kui kõik õpilased on oma näppe näidanud, küsin paari õpilase selgitust ka. Seejärel vaatame üle õpilaste verbide raamatut. On aeg teha üks suuremat sorti töö põhivormide peale, et need ikka meelest ära ei läheks. Nii et panen tundide kirjeldused tahvelarvutisse kirja ja koostan õpilastele 2 tunnikontrolli. Ühe make ja do peale, sest juhul, kui nad põgenemistoast etteantud aja jooksul välja ei pääse, siis jääb neil make ja do tunnikontrolliks õppida. Ja reedeks tuleb neil kõik põhivormid üle korrata, sest teen tunnikontrolli ka selle peale. Reedel enne tunnikontrolli kordame põhivormid üle ja mängime uju või upu mängu. Ma usun, et ma olen sellest mängust varem ka mõnes videos rääkinud. Ja reedel keskendume põhiliselt grammatika peale. Loomulikult teeme nädala jooksul ka muid tegevusi, aga ma ei hakka neid kõiki siin välja tooma. Nii, ja lõpuks jõuan ma 6. klassini. Viimane tund enne vahele minekut toimus meil Skype'i teel.
mina olin Inglismaal ja õpilased olid inglise keele klassis. Seega me oma tegevustega päris lõpuni ei jõudnud. Enne kui me jätkame seda, mis meil pooleli jäi, räägime õpilastega nende vaheajast. Selleks kasutan menti.com lehekülge, kus küsin õpilaste käest, mida nad vaheajal tegid. Iga õpilane saab kirjutada 3 tegevust ja lõpuks tekib nendest sõnadest suur sõnapilv ja ehk koorub välja, mida enamik õpilasi vaheajal tegi. Õpilased lähevad menti.com lehele ja sisestavad etteantud koodi ning seejärel 3 tegevust. Õpilased võivad kasutada oma telefoni või koolitahvelarvutit. Kui see on tehtud, otsin välja materjalid asesõnade õppimiseks. Mul oli eelmisel aastal kasutusel üks hea tabel, mida kavatsen ka sel aastal kasutada. Nii et teen sellest lehest koopiad ja panen valmis. Seejärel vaatan üle eelmisel aastal Google Docsis koostatud materjalid asesõnade kordamiseks. Õpilased teevad tunnis selle harjutuse ära ja samal ajal, kui nad seda teevad, vaatan mina Google Docsis kohe nende vastuseid ja annan neile tagasisidet. Seejärel tuletan meelde põhivormid ja edasi tegutsevad õpilased rühmades, grupeerides etteantud sõnad vastavalt sellele, millise põhivormiga on tegemist. Ning seejärel vaatan üle Quizis koostatud harjutuse, seejärel neil koduseks tööks. Quizis on üsna sarnane Kahootil, aga seal saab jätta ka koduseid töid ja neid saab ajaliselt ära määratleda. Neljapäeval on Halloween, seega räägime Halloweenist. Kõigepealt vaatame ühte videot ja seejärel arutame. Kindlasti räägin õpilastele sellest, et Eestis ei tähistata Halloweeni nii nagu Inglismaal või Iirimaal, Ameerikas. Meie ei käi ukselt uksele, ei ütle komm või pomm, et meil on selle jaoks Mardi ja Kadri päev. Kuna õpikus on sama teema, siis teeme sealt mõned harjutused ja mängime paar sõnavaramängu, näiteks duelli, aliast ja muud sellist. Seejärel kirjutan suurele valgele tahvlile sõnad, mis neil järgmiseks korraks õppida jäävad. Nagu eelnevalt öeldud, on tahvel tunni ajal klassi ees ja tunni lõpus vaatame koos sõnad üle. Harjutuses 8 on ports küsimusi, need ma trükkisin eelmisel aastal arvutis ja printisin välja, seega teeme küsi-vasta-vaheta tegevust. Neljapäeval annan ma igale õpilasele ühe lehe, kus neil tuleb jututäring välja lõigata ja valmis meisterdada, et saaksin seda reedel kasutada. Õpilased teevad seda kodus. Nimelt reedel teeme soojendusharjutuseks nii, et õpilased töötavad väikestes rühmades ja mõtlevad välja lühijutukesed. Õpilane veeretab täringut ja võtab 3 eri virnast ühe kaardi. Ühes virnas on muinasjututegelased või multikategelased, teises on asukoht, näiteks suur loss, sügav mets või midagi sarnast ja kolmandas on tegevus, näiteks YouTube'i vaatamine, laulmine, söömine või midagi sellist. Seejärel tuleb õpilastel välja mõelda lühijutt, kasutades neid sõnu, mis tal täringu ja lipikute peal oli. Ja täringul on sõnad ja pildid, mis on Halloweeniga seotud. Nii et peaksid valmima sellised lühikesed naljakad Halloweeni jutukesed. Ja kõige viimaks valmistan ette kolmapäevase lasteaiatunni. Alustasin lasteaias inglise keele ringiga umbes 7 aastat tagasi. Alates eelmisest aastast on see ka lasteaiaõppekavas sees. Tund toimub korra nädalas ja kestab umbes pool tundi. Kõigepealt tuletame meelde, kuidas üksteist teretada ja ennast tutvustada. Lapsed oskavad näiteks öelda hello, I'm Paul, I'm 6. Esimeseks tegevuseks prindin välja laste pildid ja kleebin need jäätisepulkade peale. Need ei ole jäätisepulgad, need spaatlid hoopiski. Lapsed võtavad pimesi ühe pulga ja tutvustavad ennast uue nimega. Lisaks sellele kirjutasin igale pulgale ka ühe numbri, see on justkui nende uus vanus. Sellised tegevused nende enda piltidega tekitavad alati väga palju elevust. Printimiseks kasutan Brother etiketi printerit, kusjuures soovitan seda väga. Seejärel kordame üle ka värvide nimetused ning numbrid. Prindin välja töölehed, kus õpilastel tuleb numbrid ära värvida vastavalt sellele, mida mina ütlen. Näiteks 3 on sinine, 2 on roheline ja nii edasi. Kuna jõulud on varsti käes, siis on paras aeg ka jõululuuletust õppima hakata. Valisin üsna lihtsa luuletuse ja printisin välja ka pildid, mida luuletuse õppimiseks vaja läheb. Ja kõige lõpus näitan YouTube'i kanalit Super Simple Songs, kus on palju lihtsaid ja vahvad lastelaule. Meie laulame ja tantsime tõesti igas tunnis.
seal on näiteks Hello ja Goodbye song, laul, aga ka värvide laul ja palju-palju muud. Niimoodi valmistan siis mina tunde ette, nii et esmaspäeva lõpuks näevad need sahtlid siin sellised välja, et kõik nädala materjalid on olemas, nii et nädala sees on mul vaja ainult siit võtta ja minna. Et need escape'i asjad ma panin praegu siia aknalaua peale, nüüd ma pärast panen õigesse kohta ära. Et siis nädala sees jääb minul ainult töid parandada ja selliseid jooksvaid asju lahendada ja korraldada ja teha. Et põhilised asjad on kõik esmaspäeva õhtuks valmis.